Eesti Rahva Autokool. Moodsal ajal sõidavad autod juba elektri ja gaasiga. Vana hea bensiin ja diisel on siiski põhilised, mis meie sõidukite mootoreid toidavad. Kumba siis soetamisel eelistada? Kas bensiini või diiselmootoriga autot? Mina soovitan alati sellel puhul teha üks arvutus, üks tabel endale, panna need kulud sinna sisse, panna autohind sisse, panna hoolduskulud sisse ja kõik sellega seonduvad kulud sisse. Ja siis otsustada selle järgi, mis selle tulba tulemus on, et kumb on parem. Ja lisaks on täna võimalus ka otsustada sellele, et kui meil on bensiiniauto olemas, meil on gaasiseade võimalik panna sinna peale ja tekib kolmanda kütuse variant lihtsalt kliendile. Gaas on täna kindlalt uus võimalus. Bensiini puhul on kindlasti pluss see, et bensiiniauto kütuse pärast käivitamisprobleeme ei ole, et talvine ja suvine kütus olulisel määral ei erine oma omadustelt ja see ei häiri auto käivitamist. Diislikütuse puhul siin tekib väga suur erinevus, sellepärast talvisel perioodil ei ole võimalik sõita suvise kütusega ja sinna mahuvad veel üleminekuperioodid, sügis, kevad, kus on veel vahepealne kütus müügil. Nii et see on üks kõige suuremaid olulisi asju, mida diiselmootori autoomanik peab jälgima. Teada on, et diiselmootor soojeneb ikkagi aeglasemalt ja salongi tekib ka mugav õhk nagu aeglasemalt. Et kellel on töökohad lähedal, sõidud lühikesed, seal on bensiinimootoril eelisel, et tal on soe auto. Või alternatiivina kasutada soojendusi, aga see on jälle rahaline küsimus, mis viib jälle hinda üles. Kui te tulete kütusejaama, siis tankimisautomaatid on üldjuhul näha, et kõlavate nimedega on tegemist. Kõige rohkem tasub tarbijal tähelepanu pöörata oktaanarvudele, mis on suurelt kirjutatud, on ta 95, on ta 98, on ta diislikütus. Et see on kliendi jaoks oluline. Lisandid on kindlasti kütustesse lisatud, need aitavad, need teevad paremaks ja eks iga firma on oma turundusliku brändi siin tootnud, et seda oma kaupa lisaks paremini müüa. Diislikütuse puhul talvisel perioodil on oluline vaadata, et oleks märgitud kas lumehelbekese kujuga või kirjutatud talvine kütus välja. See tähendab seda, et sellest tankurist tuleb sel hetkel kindlasti talvist diislikütus. Korralikus tanklas tankides on kütused niigi kvaliteetsed. Ometi müüakse nii bensiini kui diiselmootoritele ka kütuselisandeid. Aga on need üldse vajalikud? Kütuselisandid on tegelikult vajalikud ja neid on mõistlik kasutada nii bensiini puhul kui diislikütuse puhul. Põhiline, milleks me soovitame, on kondentsi ära hoidmine paakides, mis paratamatult tekib, et paljud tarbijad ei sõida palju, autod seisavad, paagid on tühjad, sinna on tekkinud kondents ja see kondents võib tekitada pärast rohkem probleeme, et sellepärast alati soovitame kasutada. Seda ei pea kasutama pidevalt, seda võib profülaktiliselt kasutada talve jooksul paar korda ja sellest on piisavalt. Minu soovitus on inimestele alati, et tankida tuntud tanklakettides, et see tagab teile sellise kindlustunde, et seal on kindlasti alati ühest kohast tangitud kütus ja see on turvaline kõigile. Terveks eluks vajalik.